No nii. Avan siis ka endal sellel aastal haugihooaja ja tulin siia Temust ostetud multirulliga. Esimesed visked on tehtud täiesti kohutav. Pealekirimiskiirus on väga nõme ja ei lenda üldse ja mis sa 10 või 8 euro eest ootad. Või oli isegi 7 või. Aga äkki midagi saab. Lant on ka natuke liiga raske, et ta läheb liiga kiiresti põhja ja sellega on väga raske kiiresti kirida. Aga jah, ühe landi võtsin ainult kaasa, nii et vaatab, kas üldse midagi saab. Ja nööriga on ka siuke lugu, et tegelikult ma arvan, et mingi see lihtsalt lendab siit otsast minema. Et see nöör on omadega läbi, kuigi täiesti põhimõtteliselt tudikas. Aga seisnud natuke, jah. Vaatame siis. Kus... Nii, põhimõte. Vajutad nupu alla, hoiad sõrme siin peal. Viskad, hakkad kerima ja nupp tuleb ise üles, aga ma pean rida otsa väga kõrgel hoidma. Praegu on otsas helendav silikon, et seda ma ei karda ära kaadata. Ükskõik mis muust landist oleks kahju. Silikonist ei ole. Isegi nagu võiks öelda, et nagu lendab, aga ütleme nii, et tõsiselt kahju. Et asi võiks nagu ikkagi mingil määral töödata. Ma arvan, et konnapüügiks ta isegi sobib pinnalantidega. Kui mul siia nüüd päriselt nagu kala otsa tuleks, siis kurat, ma ei kujuta ette, mis saab. Nii, oleks sassiga tõmmalt peaaegu juba. Ütleme nii, et see oli tegelikult katsetus selleks, et kas endale üldse multirulli osta. Ja tuleb välja, et arvatavasti läheb multi peale üle. Et see on küll sita nigerdis, aga hangin professionaalse ja multikaga püüdmisel probleeme muidu ei ole, aga see lihtsalt, see konkreetne rull on lihtsalt täiesti jama. Aga tegelikult on nagu püügivärk poole lihtsam kui spinninguga. Ei ole mitte mingit jama, mis peale selle, et kui nöör sassi läheb, siis ta läheb ikka tõesti sassi. Tuleb õppida õigel hetkel sõrme siia rullile peale panema. Muud probleemi pole. Ja seega, et selle kuradi rolliga siin lenda mitte kuhugi üldse. Aga vaatab. Kui ma spinninguga nagu tundsin, et mul lant on otsas, isegi kõige kergemat lanti, siis sellega mul pole üldse tunnet, et midagi otsas oleks. Absoluutselt täiesti null, nagu keriks õhku. Lant on otsas. Aga nüüd siuke
väike uurimustöö mulle, et kui keegi, küsimus teile, et kui keegi soovib mu kanalit toedata otseselt, siis mul on suhteliselt üks kindel multirull, mida ma tahaks, aga põhimõtteliselt ükskõik milline, mis ei ole demorull. 10 € demorull oleks parem. Millel on mark, mida tuntakse ja teatakse. Kui keegi soovib, siis sihukest asja oleks vaja. Et kuna ma ei ole kindel, kui väga ma tegelen selle kalastusega enam võrreldes sellega, mis ma varem tegelesin, aga ära ma teda ei jäta. Nii palju kui saab, nii palju käin ja kui palju tahtmist on. Aga ma ei raatsi enam ise osta, sest mul läheb hetkel kõik raha kaamerate peale kogu aeg ja reisimise. Rääkisin multirullist, siis on multiritt väga vaja. Mul on selle ridaga praegu suht ebamugav püüda. Aga jah. Null, hetkel on 0. Selme pole visanud rohkem. Kõrisimine jääb tõsiselt närvi. Aga kala tuleb, siis ei joome tähtsust. Rullil pealekäik oleks korras, siis oleks juba super, aga neid numbreid mina vaadata ei oska, et kindlasti oleks saanud midagi paremat valida, aga nojah. Tegelikult, miks just see multirull, mitte ükski teine temust, on see, et üks tegelane müüb Facebook Marketplace'is 30 € seda 7 € rolli. Ongi seda nagu äri, et järjest müüb vasaku ja paremakäelisi. Ja siis ma vaatasin järgi, et algul mõtlesin nagu päris rullid, et nii odavalt, aga paar aastat oli nagu mõte, et ostan isegi ära. Või aasta-poolteist midagi taolist. Aga ma olen juba õnnelik, et see seal tegemata, sellepärast, et kui ma taipasin, et see asi on temust. Kohe ma ei mõelnud temule, sest ma ei olnud temu kursis isegi, aga kui ma taipasin, et see on temust, siis jumala õnne juunis olen. Esiteks sain üle 20 € soodsamalt. Ja teiseks sihukest sitta müüa nii kallilt, ma ei tea. Ütleme nii, et ma isegi võin vist aeglasemalt kerida. Ja muidu ikka tunned, et kas läinud tuleb raske, et on kuskil kinni või midagi. Ei, sellega ma praegu ei tunne mitte midagi. Üle pea visata on isegi sitem kui külje pealt. Mitmes täna on? Täna on 3. või? Vist on 3. Ja. Üks vanem video on nüüd enne seda üles pandud, mitte väga palju vanem, aga see lusika tegemist, mida te enne juba nägite. Ja peale seda lusikat, mida te praegu vaatate, on siis see video, et ja tegelikult mul on veel mitu videot, mis ma lihtsalt mõtlesingi, et nii palju aega möödas, ma enam ei pane neid üles, ükskõik. Kuigi ma arvan, et nendel vaatamisi oleks palju tulnud. Et 0 kala, aga lihtsalt ägedad uute kohtade avastamised. Nagu kõik kohad olid põhimõtteliselt uued.
kuidas sidur on üldse? Paneme siduri pehmemaks. Korras. Nii, paneme natuke veel pehmemaks seda ritva ennast ka. Jooks on parem, aga sassi ei tohi ajada. Jah, peaaegu ajasin sassi, aga noh. Nüüd, peale seda videot, ma arvan, et järgmine on kevadlaager. Kurat, nüüd läks sassi. Nüüd läks päris palju sassi, aga õnneks ei olnud see suur punder. Oi, kurva, ma ei vaadanud kodus üle, mul on kaameral aku tühi. Need pisiasid lähevad alati meelest ära. Palju meil akut on? 28%. Sellega, ütleme nüüd, ma saan selle video filmitud ja siis on perses. Vabandust ainult pärast. Näh, oi, on sõrme peal, ikka läheb sassi. Ja siis paneme peale tagasi. Andke kommentaarides märku, kes püüavad multirallidega. Ja kes on püüdnud. Väga paljud on proovinud, aga ei jätka sellega. Sest ei saa hakkama. Iseenesest pole midagi rasket. Tohutu peavalu, aga ei midagi muud. No okei, ütleme nii, et ma leidsin lahenduse sellele, et kuidas ta hästi kaugel lendaks. Aga see ajab ta väga sassi, kui õigesti ei tee. Ehk siis, nüüd läks natuke, kui see oli see eelmine. Põhimõtteliselt ma saan nüüd pooli tühjaks visata. Aga ma pean õigesti sõrme ajastama peale, et ta sassi tõmbaks ennast. Mis on siiani suht hästi läinud. Ma ei saa aru nüüd, ei ole vist midagi küljes. Ei, midagi küljes ei ole. Või kedagi ei ole küljes, miski on küljes. Ja mingi sodi. Kurat, ma ütlen, selle ridvaga ei pruugi arugi saada, kas kala on küljes või ei ole. Sõrme tuleb pidurina peal hoida. Siis töötab õigesti. Minu praeguse kogemuse järgi. Aga jah. Suust siit rull ikkagi. Kogu aeg kõriseb mingi kuradi, ma ei tea miks. Aga Shimano SL X, ma ei mäleta, mis selle nimi täpselt. Nii. Ei ole kala ikkagi muda. Ühesõnaga, nüüd põhimõtteliselt, kui nööri pikkus välja annaks, ma saaks vist isegi teise kaldasse välja visata. Et jooks on tal isegi nagu normaalne. Kui osata pöidlaga nii mängida, et kuradi sassi ja et siis saab jooksust on nagu abi küll. Iniseb kus kurat. Aga jah, vaatab edasi. Nii, ma olen teisele poole järvi jõudnud. Mitte kui midagi. On sassi ka läinud veel, aga ma iga natuke söödagant jälle timinsid, et äkki nagu panen ta paika nii, et ta nagu sassi ei lähe vahepeal uuesti ja siis proovin jälle lõdvemaks lasta, et lendaks kaugemale ja paremini. Ja siis läheb jälle sassi, siis panen jälle natuke plokki
eks vaatab, aga praegu on jah see, et vindiga külje pealt saab nagu visata. Ja siis võib ka sassi minna. Kurat, ma unustasin ära, et see võib ju ussi alla. Oi, kus siin on praegu vetikad põhjas. Ja sellega ei saa üldse kiiresti kerida. See on minu meelest kõige sitem asi selle rulli juures. See pealekäik on nii väike. Kui ta hammasrattad oleksid õigest sees, siis oleks korras. Kui ta kiiremini peale käiks, oleks väga super. Siis võiks isegi mõelda sellega edaspidi ka püüdmise peale, aga eks ta mängu asi on. Mõte on nagu selline, tootaks tegelikult 10 eurost demo asjast tegelikult nagu rohkem, sellepärast et 10 eurosest demo asjast, sest demo asjad on väga head tegelikult. Noh, siin ei saa püüda. Aga noh, jah. Noh, ma ei tea, siit poolt järve ma vist enamus osa lihtsalt kõnnin läbi, et ma ei püüagi, sest siin ei ole nagu väga võimalust, et nii rohtu täis kõik. Tegelikult oleks just konnaga tulla proovima üldse, aga no jah, ma arvan, et teen siia kiire otsa peale. Siin pool veel nagu püüan ja oih. Ja kui see siit saab püütud, siis korra poest läbi ja minema. Et ega kell ei ole ka, kella ka enam väga ei ole, kell on palju, et saadab, vaatame üle aku 24%. Ja mu püük lõppes siin. Viskasin, käis üks kõva latakas ja sellest landist ma olengi kahju ainsana mul sellest, et ma just mõtlesin, et tuleb võtta see suurem tsiigipea raskem, et siis ta lendab paremini ja tegelikult see oli väga loll otsus ja see tsiigipea oli ainus, mis mulle seal meeldis. Ülejäänest on mul ükskõik. Ühesõnaga, see retk läbi. Subscribe, like, comment, share. Me näeme järgmises, ma jalutan siit poodi ja siis koju. Või noh, koju tuleks mulle järgi, et ei pea jalutama. Aga palju õnne siis. See mu rull, kas asi oli nüüd selles, et tal on siin see kuradi väike aas. See kuradi junn on ju. Ja et seal on ääred teravad ja ma vaatasin, et seal on seda kuradi kollast nagu sodi küljes, mis sellest nöörist nagu tuleb, et kas asi oli nagu selles või siis ka selles, et see nöör ei kannatanud tegelikult mitte midagi. Ehk siis nagu jah, ütleme nii, et kahju oleks nüüd videosse jääda see plaks. Ma kogu aeg filmi. Pre-rekordi ma teen väga harva. Ja vaatab. Tegelikult vist jookseb isegi poodi. Aga subscribe, like, comment, share ja näeme meid isegi järgmises, vaid osadega näeme järgmises. Aga mõnega näeb ehk kevadlaagris. Et kui keegi mind sinna kohale tassib, siis ma arvan, et äkki ma ema ei hakka paluma, ma ei tea. Kui kellegagi siit saab, siis olen kohal, kui ei saa, siis ei ole. Ja oleneb veel natuke ühest õpetajast ka mulle. Et kes mulle tantsurenni teeb. Kas mind on vaja või ei ole, et tantsud on selged, aga tuleb üle korrata lihtsalt kogu aeg, et meelde jääks ja lihvida. Jah.